Tere ilusat esmaspäeva hommikut! Täna olen valinud sulle teemaks persoonibränd versus nii-öelda siis tavaline bränd. See küsimus tuli mulle alles hiljuti, kui küsiti, et Liina, kas ma peaksin eelistama persoonibrändi või tavalist brändi. Ja ma mäletan ise aastaid tagasi, kui ma olin ettevõtlusteekonna või ise oma ettevõtte teekonna alguses, siis minu peas oli ka küsimus, kas ma peaksin tegema persoonibrändi või ma peaksin tegema nii-öelda üldist brändi ja see oli üks suur küsimus. Ja seda on minult ka varem nende aastate jooksul küsitud, et Liina, kumba siis ikkagi eelistada. Sellega see teema tegelikult läheb palju kaugemale kui lihtsalt brändingu teema. See on ühest küljest on see vägagi nii-öelda persoonibränd on ju aktuaalne viimased, ma ei tea, 5 aastat võib-olla natuke peale, kus see on hakanud nagu päriselt nii-öelda tooma neid tulemusi ja nii edasi. Et 5 aastat on võib-olla vähe, aga natuke rohkem. Aga täna ta on selle individualismi ja see iseendaks olemine ja kõik see on nii massides, et see persoonibränd on justkui tagajärg tegelikult. See on ja ta nii mõneski mõttes on ta nii-öelda eelistatavam viis, mis puudutab ettevõtluskonteksti. Aga kui sa küsid kumba valida, siis see sõltub suuresti sellest, mida sa tahad. Kui sa teed persoonibrändi, siis tihtipeale võid olla lõksus selles mõttes, et minu käest ka Liina, kuidas sa ikkagi siis niimoodi laiendad oma ettevõtet, kui see, et ma ju kuulan sind ja ma tahan sind kuulata ja nii edasi, aga et kuidas ma saan laiendada üldse oma ettevõtet. Saab. Võin sellest ka kohe rääkida. Aga väga paljudel juhtudel ongi see, et me tõmbame ennast lõksu ära. Ja mis me tegelikult selle persoonibrändiga, me võime teenida väga head raha, aga sealt jõuda nii-öelda selle ettevõtlusvabaduseni ühel hetkel võib olla keeruline. Küll aga persoonibränd teistpidi võib luua sulle teisi võimalusi. Mis siis miks persoonibränd töötab? Inimesena ka, kui sa kuskilt otsad, sa tahad, sul on tore teada, kes on selle taga ja siis sa mõtled, millist elu see inimene elab ja nii edasi. Ehk siis sul on hea justkui osta kelleltki, keda sa nii-öelda tead. Sa oskad selle näo sinna taha panna. Kui ma olen üldbrändiga tegemist, siis ma üldist nägu ei oska sinna taha panna. Ja persoonibrändina selles mõttes võib kiiremini edasi liikuda. Tulemusi tuua, mulle vähemalt tundub niimoodi. Persoonibrändi kasuks selles mõttes et ta on kiire, ta on kliendil ka lihtne aru saada, kes see on, mida ta teeb ja nii edasi. Ja sealt pealt siis, mis on veel kasulik, on see, et kui sul on väga hea persoonibränd, siis sa võid alustada mitmeid erinevaid ettevõtteid tuues, oma nii-öelda eeldates, et sul on jälgijaid ja nii edasi, siis sa saad nendega nii-öelda siis, ma ei tea, täna olen coachin inimesi, homme hõiskan välja, et kuulge, mul on uus mingisugune, näiteks kellabränd, vaata, kas sulle meeldib. Ja siis see, kes on nii-öelda fänn, vaatab, et Liina mulle meeldib ta inimesena, meie väärtused lähevad kokku, vaatab kelladisaini, meeldib see ka ja tal on palju lihtsam seda ostu teha, sest ta juba teab, Liina on tuttav, usaldab teda ja nii edasi. Ja niimoodi ju siis, mida me vaatame maailmas, väga head näited on ju näitlejad, või kuulsad inimesed, kes teevad oma mingit brändi kõrvale. On see Kate Hudson, on see, ma ei tea, Victoria Beckham, kes iganes on ju teinud igasuguseid brände juurde, et luua veel jõukust juurde. Et nad kasutavad oma seda tuntust siin ära. Ja seda saad sina potentsiaalselt ühel hetkel oma brändiga ka teha. Alustad midagi uut ja siis räägid, näed, sest sul on juba see nii-öelda publik olemas, sul on see potentsiaalne kliendibaas juba mingil määral olemas, et nad jõuavad sinu selle uue asjanduse loominguni lihtsamini. Mis on persoonibrändi nii-öelda miinuspooled? Üks asi on see, et sa võid ennast lukku tõmmata ja sa võid ennast ära väsitada. Eriti kui me räägime tänapäeva maailmast, kus meil on sotsiaalmeedia ja pidevalt see infotulv on nii suur ja selleks, et sa jõuaksid pilti, siis sa pead tohutult tegema tööd. See on tohutu töö, see on tohutu sisuloome, see on väga väsitav.
ja sul võib tiim taga olla, aga ikka sa pead kogu aeg olemas olema, et noh, eriti sotsiaalmeedia kontekstis seal nagu justkui peab olema ja seal selles infotulvas konkureerida, siis sul ongi vaja väga originaalset või noh, selles suhtes originaalne oled sina nagunii, aga just, et seal noh, ikkagi minul ka, eriti kui me räägime Eesti turul on lihtne, aga kui me räägime rahvusvahelisest turust, no jumal on ju, et sealt hakkab ikkagi nõudmine peale, et tee seda, tee nii ja naa, et see on päris hea teadus ja just marketingi koha pealt, et persoonibrändina me tahame tihti anda seda autentset sisu ja nii edasi, aga just see marketingi koha pealt on vaja ikkagi luua seda, mida inimesed tahavad, mis ei pruugi olla see, mis sinu seest parasjagu välja tuleb. Nii et mis see sinu autentsus on, nii et see on paras tegemine. Ehk siis sa võid ennast tõmmata lukku ja noh, mis on hirm, mis tegelikult ei ole takistuseks, see on mindset, see on hirm, on see, et kui sul on persoonibränd, siis kliendid on ainult sinu pärast ja nad jooksevad umbes minema, kui sina enam ei tee. Siin vaidlen vastu, on seda mulle öeldud, on teistel esiteks on see, et kui sa oled loonud mingid tooteid, sina oled bränd nii-öelda, kui sa teed persoonibrändi, siis sina jah, kui persoon oled bränd. Aga kui sina oled klient näiteks, siis sa lähed tegelikult sellelt inimeselt ostma midagi, mida sa tahad, et juhtuks sinu elus. Ehk siis sa lähed ostma tulemust, on see siis asi, mida ta on loonud, on see siis, ma ei tea, minu pärast coaching, on ju, sa ei osta coachingut tegelikult minu pärast, sa ostad coachingut sellepärast, et sa tahad sealt midagi saada. Sa tahad minult midagi saada, sa tahad sellest tootest midagi saada, sa ostad tegelikult seda tulemust. Mina inimesena esindan sinu jaoks neid väärtuseid, ma võib-olla näitan sulle eeskuju, inspireerin sind, on ju, mis iganes. Aga sa ei osta mind minu pärast, on ju. Sa ei taha mind endale kappi panna, siis vast sellisel juhul ma oleks sinu jaoks mingisugune asi. Sina ettevõtjana, kui sa oled täna sellises kohas, et persoonibrändist nii-öelda ehitada välja nii-öelda suurem bränd, kus mina täna olen, et ei ole enam Liina Vetik, vaid on Vetik Entrepreneurship Coaching, ma ei tee ammu juba üksinda asja, et see on ammu juba tegelikult rohkem kui lihtsalt Liina. Ja siit sa saad niimoodi välja minna, noh, Prada, teooriad, need kõik on ju tegelikult isiku pealt tulnud, lihtsalt täna alles oleme teadlik, kes see Prada siis tegelikult oli ala, noh, Armani, mis iganes, seal on tegelikult inimeste nimed ju, sinna saad samamoodi teha, on ju. Aga nad esindavad sinu jaoks midagi, mingisuguseid väärtusi, see on see, mida sa tegelikult ostad, seda elustiili, seda väärtust, seda tulemust, on ju. Ja seda tegelikult saavad kanda edasi ka teised. On inimesi, kes siis nii-öelda mulle enam ei meeldi see energia, kes on võib-olla tundlikumad, on ju, et keegi teine annab edasi, aga see on puudusteadus, et sa nüüd need oma inimesed, fännid kaotad ja nii edasi, et see on see koht, kus sa ei taha mõtteviisiliselt nii-öelda olla. Michael Gerber, kes kirjutas raamatu Ettevõtlusmüüt, siis nii-öelda E-Myth on selle raamatu inglisekeelne nimi. Ja tema kirjutas, et kui sul ei ole süsteemi, süsteemset ettevõtet, siis sul ei ole, siis sa oled loonud omale töökoha. Ja persoonibrändiga tihti on nii, et see on sinu töökoht. Et kui me räägime edasiliikumisest, ettevõtlusvabadusest ja niimoodi, siis see on sinu töökoht. Ja sealt sa pead hakkama siis, noh, on võimalik sellest välja kasvatada, kui sa seda valid. Mis räägib nii-öelda üldbrändi nimest, ongi see, et ta ei sõltu, on ju. Küll aga on jah, inimesel alguses esialgu keerulisem samastuda, sellepärast ongi, seal ei ole inimest, on mingi üldine asi, on ju. Aga siin sa pead vägagi kommunikeerima välja, mis on need väärtused, mis on see tulemus, mida inimesed sinult saavad, mille eest sa üldse seisad, aga missioon ja kõik on sama, on ju, aga lihtsalt sa teed nagu üldpildina seda. Ja inimesed täna tahavad teada, kes on need inimesed, kellega ma ennast seon seal taga, on ju.
aga see ei tähenda seda, et sa ei peaks saama üldbrändi teha. On väga edukaid brände tänapäeval ka, kes alustavad ja ennast ilusti üles töötanud, et ka selles väljas on. Ja sinul ettevõtjana on potentsiaalselt lihtsam nii-öelda edasi liikuda, kui sa oled süsteemi üles töötanud, on ju. Või siis see ettevõte ei sõltu enam sinust kui isikust, eks. Noh, selles mõttes, et müümise mõttes või nii edasi. Ja mina mäletan ka, et kui ma alguses olin selle küsimusega, et kas persoonibränd või tavaline bränd, siis ma olin isegi vastunud ka, mis persoonibrändi mina hakkan ettevõtet üles ehitama ikkagi algusest peale selleks, et ettevõte on investeering ja nii edasi. Et see coachingu asi tegelikult oli minule nii-öelda südamekutse ja ma ei arvanud kunagi, et ta selliseks läheb, nagu ta täna on. Ma mõtlesin, ma niisama põlve otsas seda natukene teen neile, kes tahavad ja nii edasi, aga täna on see hoopis teises kohas omadega. Aga ma olin ikkagi, et ettevõte on ikkagi investeering ja mis mina ja ma ei taha sellisel moel nagu pildis nagu nii olla ja nii edasi. Ja sellepärast ma võtsin algusest peale selle hoiaku, et teha nii-öelda üldine bränd. Ja siin on, ma ütlen veel kord, siin on sinu jaoks, pikk loba on olnud sulle siin täna hommikul, aga sinu jaoks on täna küsimus ikkagi, mida sa tahad luua? Mida sa tahad luua, on ju? Ja üks ei välista teist. Hea, kõige parem võib-olla on see, et sul on mõlemad. Sul on üldine bränd, on ju? Ja sa teed ka oma persoonibrändi, sest et nagu ma ütlesin, seal on omad kasud, on ju, sa saad nii-öelda erinevalt ettevõtteid välja tuua, et näed, ma olen siukene, kui see on sinu teema, on ju, ja persoonibränd versus tavaline bränd, isegi tavalise brändi peale potentsiaalsed kliendid saavad aru, ahah, okei, Liina on selle ettevõtte loonud, on ju, või siis kes see Liina üldse on ja nii edasi. Et nad tulevad võib-olla, kellelegi tundub see siuke huvitav või midagi. Ja Saara, mis ta nimi oli, see Blankly või kes ta on, Spanksist, on ju, et nad kõik on ikkagi mingil määral, tänapäeval üldse ettevõtjad tuuakse esile, Richard Branson, ma ei tea, Elon Musk, on ju, et kõik on nii-öelda persoonibrändid. Ja seal ka investorid umbes teavad sind, on ju, või teavad avalikumalt, ahah, okei, sa nüüd tundud siuke legit olevat, on ju. Ja siis neil on lihtsam nagu investeerida sinu järgmisse ettevõtmisse näiteks, on ju. Et ma ütleks, et need on käsikäes ja see õppetund on natuke ka selles, et mis iganes see bränding on, tee. Kõige tähtsam on see, et sa oled pildis. See on kõige tähtsam ja mida sa edasi annad, on ju. Aga jah, tänapäeval inimesel on lihtsam persoonibrändiga samastuda, nad saavad aru, kellega nad räägivad ja nii edasi, küll aga on sellel teatud nii-öelda keerdkäigud ja nii edasi, et üldbrändi sa saad nii-öelda väärtused edasi anda, et oma kunsti, sinu värvid, sinu väärtused, sinu keel, kõik see, mis sinu sees tuleb, saad edasi anda ja kellelgi on lihtsam seda edasi anda, mis ei tähenda, et persoonibrändil ei ole, aga siis sa pead ikkagi nagu näoga olema. Ja siin on ka veel üks asi, hirm. Osad teist tunnevad kutset teha persoonibrändi, aga ma ei julge pildis olla. Vot see on see koht, mis tuleb ka endal nagu ära lahendada, et mis sa kardad. Asjad sinu sees on põhjusega ja et keegi tegelikult sul pead maha ei võta, kui sa nüüd järsku hakkad ennast väljendama, et selles osas ma ütlen teile ainult, et andke julgelt minna. Aga üksi saad kiirelt, üksi saad efektiivsemalt võib olla, on ju, aga kui me räägime päriselt suurematest kasudest, me räägime väärtustest ja nii edasi, siis me teeme koos ja minu silmis täna brändimise mõttes see nagu mõtteviis, üksi saad kiiresti, koos saad kaugemale ja nii ongi brändimise mõttes ka persoonibränd versus üldine bränd ja üldise brändi juhul näita neid kõiki, sest et inimesed on olulised oma potentsiaalsetele klientidele. Näita seda vibe'i, mis teil on, näita seda toredust, mis teil on ja see koos tegemine, kokku hoidmine, kui palju ma olen seda näinud, kui palju ma olen seda mõistnud, see on hoopis teise võluga, kui üksinda pusida ja üksinda taguda rindu, mis on täna väga paljude persoonibrändide taga, kus juures on see tühjus ja prestiisi onu pigem ja nii edasi, et
et te sinna lõksu ei kao. Eks me igaüks peame sellega oma sees tööd tegema ja see on oht, kuhu me võime ära kaduda. Et see praise ja prestige ja see on ju üks inimese vajadustest olla eriline ja ka see on, kui me teised asjad kaotame kõrvalt ära, siis see võib haiget teha. Meile endale lõppkokkuvõttes saatuslikuks saada. Vot, kallikesed, tore, et sa siin täna olid ja seda pikka videot vaatasid. Ma loodan, et sa said siit endale midagi. Lihtsalt mõtle, vaata enda sisse, mida sa päriselt tahad ja hakka tegema. Lihtsalt hakka tegema ja anna endast seda, mis su seest välja tuleb. Ja see ongi kõige õigem plaan sinu enda jaoks täna, eks? Ja see on ka okei, kui see ühel hetkel muutub. Kõike paremat sulle ja kohtume uuel nädalal uute mõtetega. Tšau, tšau!